Tänase paadiparanduse teemaks on siis osmoos ja osmoos ei ole mitte osoon, vaid selline tore koll, mis klaasfiiberlaminaadil ronib laminaadi vahele ja ajab kõik erinevad kihid siis omavahel lahti ja paranduse suurus aina süveneb. Kuidas me siis seda osmoosi ära võiksime hoida? Kõige olulisem on see, et kui paat on käinud vee peal, kuivatada ära kokpit, valada välja igalt poolt vesi ja paate hoiustada soovitavalt siis vähemalt katuse all, nii et vett juurde ei saja. Ja kui paat on saanud vigastada, siis paadi vigastused tuleks ära parandada. No ütleme siis niimoodi, et mitte päris kohe, aga kuu-kahe jooksul võiks seda teha. Kui jätta see aasta 2-3 taha, siis võib juhtuda nii, nagu me tänases videos näha saame. Siin on siis näha esimene vigastus. Tegemist on vaheseinaga ja ilmselgelt on millegile pihta sõidetud. Me näeme, et kõik need kohad on juba mustad ja kuna kõik need kohad on mustad, siis selle riide all on juba muld, kõik muud sellised vees leiduvad produktid ja see tähendab seda, et kogu kere on juba tegelikult delamineerunud ja kogu kere on juba pehme ja pealt vaadates remondi ulatus ei ole just nagu suur, aga kui me oleme selle kõik välja lihvinud, siis me näeme, kui suur see ulatus tegelikult on. Järgmine vigastus on siis istmealune ja näha on siin selline väikene mõra. Väikene on selle kohta raske öelda. Ja kui me nüüd võtame selle materjali, mis siit on delamineerunud maha, siis me näeme, et kogu see põhi on täiesti pehme, siia on juba tekkinud sammal ja kõik see materjal siia läheb näpp vahele, et kogu see tükk kerest tuleb välja lõigata, sest et selle külge lamineerimine on iseenda petmine ja mingisugust kvaliteetset tööd siin ei saa, et kõik peaks olema vähemalt selline puhas. Selle koha peale oleks siis võimalik veel midagi külge lamineerida. Järgmine vigastus on meil siis jälle samamoodi vahesein ja see vahesein läheb tavaliselt katki sellepärast, et merepaadid ei ole mõeldud jõe peal palkidest üle sõitmiseks, mis tähendab siis seda, et see jäik vahesein läheb katki, nagu te näete, siis kruvikeeraja läheb siit laminaadi vahele ja laminaat on kõik täielikult katki. Nüüd teise külje peal on siis näha, et siin on tehtud värviparandusi, aga kõikide nende värviparanduste juures on see, et kui riie on jäänud parandamata, siis ilmselgelt kogu see laminaat tegelikult tugev ei ole ja visuaalselt võis see parandamise hetkel ju näha päris hea välja, aga tegelikult on kõik see materjal siin lahti ja kogu see, need pehmed kohad vajavad kõik tähelepanu jälle. Siin me oleme siis jälle jõudnud sellise kohani, mis on selline, et mina arvan, et siit tuleb vesi sisse. Ja ilmselgelt on siin jälle samamoodi tehtud ainult värviparandusi, mis tähendab seda, et kõik see paadikere on täielikult, selle kohta võiks siis öelda mädanenud, et me näeme, kuidas see vigastus on siin eskaleerunud ja kui me siis selle kõik siit lahti võtame, siis kogu see paadikere vajab parandust
ja kõik see paadikere on täielikult hävinenud, et siin on ainult mingisugune siukene mädanenud kiht vahel, et me hakkame seda siis ketaslihvijaga ettevaatlikult eemaldama ja vaatame, kui kaugele see vigastus siis siin arenenud on. Siin on siis näha, kuidas üritatud on värviga parandada pealt, aga ilmselgelt riide parandamine on siin tegemata jäänud ja selle tõttu on kogu see kere pehme, ehk siis kosmeetilised parandused üksinda kaugele ei vii, mis tähendab seda, et kõik need kihid siit tegelikult on samamoodi, nagu te näete, siis riie on alt juba mustaks tõmmanud. See tähendab seda, et see riie on imenud sisse. Riie on imenud sisse niiskust ja see niiskus muudkui läheb siit paadikerest edasi igas suunas. Selle tõttu siis see vigastus tegelikult siin värvi all on palju suurem, kui siit praegu näha on. Siin on siis nüüd näha vana pahtliga parandus, kus riiet ei ole. Ja siin on siis nüüd näha, mismoodi kogu paadikere on ära mädanenud, ehk siis osmoos on roninud igale poole nende paranduste vahele, sest et kogu see laminaat ei ole enam laminaat, vaid see on lihtsalt paadikere on hävinenud. Selliste kohtade pealt tuleb tihti ka mõelda, kas on mõtet seda paati üldse päästa või on lihtsam osta uus. Selline näeb siis see projekt välja pärast seda, kui delamineerunud kihid on eemaldatud, et neid ei pidanud ju tegelikult lihvima. Need kukkusid ise ära. Ja selline näeb see paat siis välja pärast seda, kui seda on lihvitud. Ja see selgitab ka seda, miks selliste tööde maht on päris suur. Paistab meil juba puhas õhk, siin ei ole enam midagi. Need kihid on siit kõik lahti tulnud, ehk siis seest saab veel tugevasti lihvida. Siit on siis näha ka selline tugev delamineerumine, ehk siis kõik see parandus, kogu see paranduskiht on siit siis lahti tulnud ja ilmselgelt siia alla lamineerida ei saa ennem kui see kõik puhtaks on tehtud. Mis siin paistavad on samamoodi. Siin on siis esimese istuja jalatugi ja näha on siis, et kõik see on siit kere küljest lahti tulnud. Siin on siis üks delamineerunud tükk
ja nagu me siit alt näeme, on siin all juba igasugune mustus kogunenud, sammal arenenud. Siin on meil siis tagumine iste. Võtame selle ka ära, et selle vaheseina, mis me leidsime? Me leidsime istme alt lamineeritud pehmenduse. Aga see laminaat on lahti tulnud. Nüüd vaatame esimesse trümmi ja vaatame, kas kere on pehme või ei ole. Ja kui ma alt näpuga vajutan, siis on näha, et vaheseina. Paat on siis tänaseks piisavalt siin kuivanud ja võime alustada ka seest kirdunud kihtide tagasi lamineerimisega. Ja ilmselgelt, miks seda siis teha vaja on siis näha, et siin on riide sees pragu ja see pragu riie on siit katki ja siit vahelt siis tuleb vesi jookseb siia keskmisesse sandwichi kihti. Ja kui me siia uut kihti riiet peale ei pane, siis paadi lagunemine jätkub. Ja sellega siis katame ära kogu selle põhja, et enam niiskuslaminaadi siis